Kõige esmalt, mul on hea meel näha, et kirikus on meil nii palju rahvast, oma koguduse liikmeid ja külalisi. Suur tänu teile kõigile. Kui keegi veel ei tunne Ove Sanderit, ta on enne meil siin kirikus olnud, aga Ove on meie piiskop, et on siia tulnud Eestist, et meile seda õnnistust läbi viia. Nii et ma tänan Ove sind väga, suur aitäh sulle, sa tuli siia. Meil on ka olnud väga palju abilisi, kes aitavad meid täna kaasa. Ja ma tahaks lihtsalt tunnustada, et meie vennas kogudused on väga palju meid aitanud. Esiotsas Hamiltoni esimene kogudus, Eevi Braldo. Kui saad seista püsti korra, Eevi. Ja teine, kes on meil väga suureks toeks olnud, on Vananse kiriku kogudus ja nende juhatus on siin täna siin, eesotsas Riina Klaas. Nii et tänan teid kõiki. Ja sellega minu osa siin on praeguseks mööndiks lõppenud, aga ma annan selle üle meie noor intern pastorile, kes täna viimast korda on kui meie intern. Sõbrad, friends, thank you for being here. Just a quick notice, we have quite a few non-Estonian speaking friends here today, so I hope you all got one of the handouts. The entire service will be translated on the pages, so at least you can follow along. And as I always say, if you're treated like Latin Mass, it makes complete sense. Nüüd ma palun meie kahte kaunist tütarlast, et nad palun tuleksid, süütaksid meie 4. advendi küünlad, pärast mida me alustame oma teenistusega. Tütarlapsed, palun. Leena, seekord võid julgelt panna 4 küünalt põlema. Amen. Tuhat tänu. Võtame oma laululehed ja laulame esimese laulu. Nüüd rõõmupäev on meile tulnud. Amen.
issandat, mu hing ootab, mina loodan tema sõna peale. Mu hing ootab issandat kui vahimees hommikut, enam kui vahimees hommikut. Looda issanda peale Iisrael, issanda juures on arm, palju lunastust on tema juures. Tema lunastab Iisraeli kõigist tema pattudest. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Kallid õed ja vennad Kristuses, tänane päev on mitmekordselt rõõmus päev, nii nagu vend Väino ka ütles, siin on palju inimesi koos, oleme selle üle rõõmsad. Meil on kaunis jõuluaeg, paari päeva pärast, kui issand meid õnnistab, on imeline jõuluõhtu ja jõuluõhtu jumalateenistus. Ning kõigele lisaks issand on andnud meile täna veel ka ordinatsiooni jumalateenistuse, nii et me võime ordineerida ja eraldada issanda pühaks tööks meie kalli venna Karl Paju ja seada ta ühtlasi Toronto Peetri koguduse ja diasporaa piirkonna diakoniks. Ja ma palun, kallis vend, astu nüüd siia altari ette ka kogudusel. Meil on väga pikk talitus täna ja see võtke aga istet. Armas kogudus. Kristlik kirik on Jumala rahvas ja Kristus igu. See on elavatest kividest tempel, mille nurgakiviks on Jeesus Kristus ise. Ristimisel on meidki liidetud Jumala rahva hulka ja kutsutud Jeesuse Kristuse jüngriteks. Meie ülesanne on tunnistada Kristust siin maailmas, elades tema tahte järele ja ülistades Jumala suuri tegusid. Kristus on seadnud oma kirikule ka erilised ametid, et oma rahvast juhtida ja kaitsta. Diakonid on kutsutud teenima Kristust oma ligimistes. Nende ülesanne on aidata ja toetada neid, kes kannatavad ihulikult või hingeliselt, anda kristlikku kasvatust, kuulutada evangeeliumi ja juhtida koguduse eestpalvet. Koguduse õpetaja abilistena aitavad nad pidada jumalateenistusi, eeskätt kaasa teenides altari sakramendi jagamisel kirikulistele ning haigetele ja vanadele kodus ja haiglas. Meie, kelle ülesanne on vaimuliku tööks valmistujate eluviisi läbikatsumine ja ettevalmistuse hindamine, oleme leidnud Karl Paju eeskujuliku eluviisiga, vajaliku väljaõppega ja et ta on saanud Jumala kutse. Apostlite pärimuse kohaselt anname talle täna palve ja käte peale panemisega üle diakoni püha ameti. Ja me tõuseme palvele. Jumal, meie isa, kes sa saatsid oma poja maailma, et maailm saaks tema läbi päästetud, valmista meid enestele armastuse tööriistadeks ja õpeta meid igaüht teenima üksteist selle armuandiga, mille ta on saanud, et sinu kirik saaks üles ehitatud usus ja armastuses, sinu lauks ja ligimisele õndsuseks. Seda me palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Aamen.
oleme head, saame istuda ja koguduse juhatuse esimees Einola loeb nüüd meile ette peapiiskopi otsuse Karl Paju ordineerimise kohta. Diakoniks oled, palun, hea Tõnisven. See otsus on Eesti Evangeelumilise Luteri kiriku peapiiskopi otsus tehtud 12. detsembril 2024 number 62 Tallinnas. Karl Paju ELK diakoniks ordineerimine. EELK kirikuseaduste number 60 ja EELK piiskopide kogu 28. novembril 2024 otsus number 3 alusel on 1. Määrame piiskop Ove Sanderi ordineerima adventi ja 4. pühapäeval 22. detsembril 2024 Toronto Peetri kirikus EELK diakoniks diakoni ametikandidaadi Karl Paju. Teisena volitan piiskop Ove Sanderi kaasama vajadusel ja võimalusel diaspora piirkonnast assistendiks teisi vaimulikke, keda tema on siin teinud. Alla kirjutanud Urmas Vilma. Aitäh! Kallis vend Karl, kallid sõbrad, õed ja vennad Kristuses, siin, kes te olete tulnud siia kirikusse nii rohkearvuliselt, aga ma näen siin ka kaameraid, kui ei ole üks otseülekannet, saab pärast jälgida ja tahan tervitada kõiki issanda nimel sellel kaunil advendia lõpul ja jõuluaja alguses, sellel erilisel hetkel, kui me üheskoos apostliku tava järele palve ja käte peale panemisega ordineerime Karl Paju Eesti Evangeelse Luterliku kiriku diakoniks ja seame hiljem ta ka siia kogudusse ja diasporaasse diakoni ametisse. Kallis vende kogudus, tahaksin anda teile kaasa Jumala sõna Markuse evangeeliumist 3. peatükist, kus on kirjutatud nõnda. Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta tahtis, ja need tulid ta juurde. Ja ta seadis 12, keda ta nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Aamen. Kallid, tõesti, täna täidab meie südameid suur ja taevane rõõm. Issand kutsub. Ta on siin pikalt kutsunud, küllap siin on teoloogiline ettevalmistus olnud, ka vaikselt Jumala ees seistes. Ja nüüd on ta kutsunud väga nähtaval viisil. Kristuse kirik, Peetri kogudus on siin kutsunud endale siia diakoniks ja vaimulikuks. Jumal aga on inimesele jätnud ka vaba tahte, et ta võib ka muidugi öelda ei või ei mitte veel. Me teame piiblist selle kohta näiteid, meil ütleb, et ta on noor, aga sina, kallis vend, oled öelnud ja-sõna ja võin ka kallis kogudus sulle kinnitada, et kui me juba pikalt tagasi siin ka venna Väinoga plaane pidasime, et Karl võiks siia kogudusse tulla, kui oli veel palju lahtist ja nagu ma ütlen Eestis, võib-olla nagu ka hüppamine natukene tundmatus kohas vette, siis Jumal andis Karlile selle kindluse ja julguse öelda jah-sõna sellele kutsele, nii nagu prohvet Jesaja on öelnud, siin ma seisan, issand, saada mind. Nii et armsad, see on üks suur tänu põhjus, et issanda hääl ei ole veel mitte vaikinud, ta kutsub meid seismiselt meie südametunnistuses,
ta kutsub meid oma püha kiriku kaudu ja samamoodi, et me võime öelda jah-sõna, jah, siin ma olen, sinu laps, sinu teenija, sinu sulane, saada mind. Ja nagu ma ütlesin, et kui me ütleme ei, siis see on meie ei, aga kui me ütleme jaa, siis see on Jumala jaa meie kaudu. Nii et oleme armsad tänulikud. Aga mis on siis see töö nüüd siis, mis sul siin ees seisab? Ma tean, et sul on siin palju tööd selles koguduses. Siin on ka teised kallid kogudused, Hamiltoni kogudus, Vana Andresse kogudus, siin on Ehatare, siin on Soome kodu, siin on inimesed, kes vajavad su teenimist, nii et see tööpõld saab olema väga lai ja suur. Aga siin on ka tarvis vaadata, mida ütleb Jumala sõna ka vaimuliku töö kohta. Ja neid kohti on üpris mitu evangeeliumites, kus sellest on juttu. Ja mida edasi piiskopi ametist mulle endale on need lähetamise tekstid hakanud väga meeldima ja ma valisin sulle lühema Markuse evangeeliumi 3. peatükist 13, 14, 15 salm ja need on ka väga kõnekad. Ja siin on õige lühidalt siis öeldud, et mis on selle töö sisu, mida sa pead hakkama tegema. Võib-olla, kui Väino ütleb, et vot teed seda, teist ja kolmandat, siis sa võtad selle koha, ütled, vot siin on nii ja piiskop ütles nii, et ma võib-olla ei peagi kõike tegema. Aga võib-olla lähed ka venna Väino juurde ja ütled, et piibel ütleb seda, siin on veel palju rohkem, mida ma tahan teha, kui sa küsid minu käest. Aga siin on nimetatud 4 väga olulist asja. Ja neist esimene on muidugi nagu teada ja tuntud meile kõigile, see on evangeeliumi või Jumala riigi kuulutamine. Aga see ei ole ka mitte nii lihtne. Me kahjuks oleme näinud ka selliseid vaimulikke, et sa ei tea mitte, et kas tal valutab kõht või pea või on tal mingisugune omapärane teoloogia, sealt tuleb ühte noomimist ainult, ühte käsu esitamist ainult, moraliseerimist. Kallis vend, ärgu olgu see sinuga nõnda. Ma usun, et see ei olegi. Sa oled rõõmus inimene. Kuuluta evangeeliumi, kuuluta Kristust, kuuluta Jumala armu, kuuluta inimestele pattude andeks andmist. Ja väga toredalt on öelnud meie kallis kolleeg ja luterliku maailma peasekretär Anne Pulkard, et just armu kogemuses on suur potentsiaal sees inimese elusid muuta. Edasi nimetatakse kurjade vaimude väljaajamist. Luteri kirikus me üldiselt sellega nagu ei tegele. Katoliku kirikus, eksortsistist, preestrid, nemad teevad seda. Aga see on väga ka piibelik ja ütleme siis võib-olla nagu lihtsamalt, et see on võitlemine kurjuse vastu. Ja kurjust on maailmas väga palju, kus muidu need sõjad ja kannatused ka tulevad. Aga, armas vend, panen sulle ja meile kõigile ka endale südamesse. Teinekord me peame ka peegli asetama enda ette ja nägema ka, et ka alati saame öelda, et meie enda südames on 100% armastus. Et ka teinekord on neid pahu asju ja selliseid asju, mida võiks kvalifitseerida ka kurjuse nime alla ka meie südames. Nii et ka siin tuleb nagu ennast ka silmas pidada. Kolmandaks kallis vendi kogudus nimetatakse haigete tervendamist. Ja ka seda ei saa mitte ära unustada. Ja ma arvan, et just ka selles ühiskonnas ja kogukonnas, kus sa teenid, sind kutsutakse haiglatesse, hooldekodudesse, kodudesse palvetama inimeste pärast. Tõsi, vahel tuleb palvetada, et issand võtaks ka neid enese juurde, ka meid enese juurde, aga palveta ikka tervise pärast. Mina olen uurinud läbi luterliku lauluraamatu ja ma ei ole leidnud sealt üldiselt laule, ma vabandan, kui ma eksin, kus nähakse võimalust, et inimene võib tervet saada. Ikka öeldakse, et kannata natuke veel, varsti sured ära, kõik saab kiiresti korda. Aga Jeesus armsad on meile öelnud, et meil tuleb haigete pärast palvetada ja tuleb võtta koguduse vanemad kaasa, võida püha õliga. Ja tõepoolest, mina olles kaugelt üle 30 aasta vaimulik olnud,
kui palju ma olen näinud imelisi tervendamisi käte peale panemise, võitmisega ja Jumala sõna abil. Nii et kuulutamine, kurjavast vastu võitlemine, nii väljaspool kui enda sees ja tervendamine. Aga armas vend, siin on nüüd veel üks asi ja ma usun, et see võib olla jäänud meil tähele panuta. Ma teinekord olen ka küsinud, et mis see 4. asi siin oli ja väga vähesed ütlevad selle ära. See on sinna algusesse peidetud, me ei pane selle tähele ja ma tsiteerin. Jeesus kutsus need 12 apostlit, nad seadis apostli ametiks ja vaadake, mida öeldakse seal kõigepealt. Ei öelda neid 3 asja, mida ma nimetasin, vaid selleks, et nad oleksid minuga, ütleb Jeesus. Ja see on võib-olla üks suurtematest soovidest, mida ma tahan sulle, kallis vend, täna kaasa anda. Ja mida ma olen nii paljudele kaasa andnud, juba ametisse seadmisel, et tõesti teil on tööd väga palju. Sain just peapiiskop Urmaselt kauni kirja, kus ta soovis kõigile jõudu advendispurdi lõpetamiseks. Nii et see on kõik väga õige. Aga et sul oleks aega Jumalaga. Ma tean, sul on väga palju tööd siin koguduses. Oodatakse sinult head sõnad, lootust, kõike. Sul on õppimist veel ka palju ees. Aga et sa leiaksid aega olla Issandaga, lugeda tema sõna, palvetada tema poole, mõtiskleda tema pühade tõdede üle järele, vaikida tema ees. Sest Issand hääl ei ole tormituules, tihtipeale see on väga vaikses hääles ja selleks, et me seda kuuleme, me peame vaikseks jääma ja maha rahunema ja see on see Issandal olemine. Ja sealt me saame, armas vend, selle jõud, selle energia, selle rõõmu, millega minna teenima. Sest töö ei saa olema kerge, siin ei ole vaja ennast petta. See on raske töö, teinekord on siin vastuoksused, konfliktid ja nii edasi. See käib kõik selle mainse elu juurde, seda ei pea üldse nüüd vältima, aga see võtab meil jõud. Ja ainult siis, kui me teedame seda esimest ülesannet, mida Jeesus meile annab, et ma eelkõige sean teid selleks, et te oleksite minuga, siis on sul jõudu, siis on sul rõõmu, sa saad lootust jagada kogudusele ja tõesti sinu pidi jääb. Nii et palju õnnistust ja see on ka mulle piiskopina täna väga eriline päev, nagu ütlesin, ma olen palju vaimulike ametisse seadnud, aga see on minu esimene ordinatsioon selles ametis, nii et ma olen ka selles väga tänulik Jumalale ja teile, et võin täna siin seista. Tänu olgu Jumalale. Aamen. Aga kogudus veel võib jääda istuma ja Karl on andnud juba minu heade kolleegide, õpetajad andavad Kassi ja Kalle Kadakase ja koguduse juhatuse esimehe Väino Eilala ja teiste tunnistajate kuuldes ametivande, aga kiriku tava kohaselt annab Karl ka oma diakoni ameti tõotused avalikult Jumala ees ja meie koguduse kuuldes. Ja ma küsin nüüd sinult, kallis vend. Kas oled valmis kolmainu Jumala nimel võtma enese peale diakoni ameti ning pidama seda Jumala auks ja kiriku ülesehitamiseks, siis vasta jah. Jah. Kas sa tahad selles ametis kuulutada ja levitada ainult kirikuõpetust, mille aluseks on Vana ja Uus Testament, apostlik Mikaia ja Athanasiuse usutunnistus ning meie kiriku usutunnistuskirja, mis on kogutud Liber Concordidesse? Jah. Kas sa tõotad kogudusõpetaja abilisena ja tema juhatusel alandlikkuse ja ustavusega evangeeliumi kuulutada, rahvast armastuses teenida ja usus kinnitada, abivajajate eest hoolitseda ning juhul, kui sinu kätte usaldatakse pühi sakramente, neid Jeesuse Kristuse seadmist mööda õigesti talitada? Jah. Kas sa tõotad Eesti evangeelset luterlikku kirikut
kui oma vaimulikku ema austada ja armastada, jõudumööda kaasa aidata tema ülesehitamisele, olla kuulekas oma vaimulikule ülemaile, täita ustavalt oma ametiülesandeid ja kohelda ametivendi ja õdesid vennalikult heatahtlikkusega. Jah, kas sa tõotad elada jumalakartlikult ja ausalt, kristlikus usus kasvada, oma teadmisi ja oskusi täiendada ning armastuses teenida kirikut ja ligimist, olles kõigile heaks eeskujuks? Ja kas sa tahad järgida koguduses head korda ja traditsioone, mis aitavad rahvast juhatada jumalakartusele, ausale elule, armastusele ja üksmeelele? Ja kas sa tahad hoiduda sellest, mis sinu ametis on sobimatu ja kahjustab kirikut, ning kui oled eksinud, tahad sa sõnakuulelikult tähele panna oma vaimulike ülemate manitsusi, järgida nende nõuandeid ja Jumala abiga ennast parandada? Ja kinnita nüüd kõigeväelise Jumala ja tema koguduse ees oma tõotused. Mina, Karl Vaju, tahan Jumala abiga ustavalt ja kõigest nõust pidada neid tõotusi ja täita kõiki kiriku seadusi. Kõigeväeline ja halastaja Jumal, aidaku sul neid tõotusi pidada. Viigu tema ise lõpule see hea töö, mida ta sinus on alustanud ja mida ta sind on kutsunud ja täna õnnistab tegema. Aamen. Ja ma palun nüüd kogudusel tõusta, ülendage oma südamed Jumala poole ja palvetage, et Jumal täidaks Karl Vaju oma armu ja taevalike andide täiusega. Me kiidame sind ja ülistame sind, halasta Isa, et oma suurest armastusest inimeste vastu sa oled andnud meile oma poja Jeesuse Kristuse, kes võttis sulase koju. Ta ei tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja õpetas, et kes tahab saada suureks, olgu teiste teenida. Ta alandas iseennast meie pärast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast oled sa tõstnud tema kõrgemaks kõrgest ja annetanud temale nime, mis on üle kõige nime. Me täname sind sinu sulase Karl Vaju eest, kelle sa oled kutsunud ja kelle me täna sinu nimel püüdseme diakoniks. Issand, saada oma püha vaim oma sulasele Karl Vajule ja täida ta oma andidega ja võta ta eneseteenistusse oma kiriku diakonina. Kõigeväeline Isa, kingi oma diakonile armu ja väge, et tee ta ustavaks teenimises ja vapraks sinu armu evangeeliumi kuulutamisel. Kingi talle südamesse oma rahu ja kasvata tema usku, lootust ja armastust. Armuline Isa, võta vastu meie palve oma poja Jeesuse Kristuse me issanda läbi, kellele koos sinuga, püha vaimuga ja pühas vaimus kuulub sinu rahva austus ja tänu nüüd ja igavesti. Aamen. Kallis kogudus, me anname üle vastuordineeritud diakonile Karl Vajule stoola diakoni teenimise ja vaimuliku seisuse märgina. Jeesus ütleb,
võtke enese peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamed alandlik. Minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ja ma palun nüüd oma kallitel ametipendadel asetada see Stoola Karl Paju vasakule õlale ja saab ka Veino tulla seda ette tunnistama. Ja me kuuleme veel Jumala sõna lugemisi. Hea vend Karl. Apostel Paulus kirjutab oma esimeses kirjas Timoteusele 6. peatükis 11. salmi teisest poolest kuni 12. salmini. Taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. Võitle head usuvõitlust. Hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Aamen. Kallis Kaarl, õnnetan sind täna selle piiblisalmiga 1. Peetrusest 4. peatükist 10. kuni 11. salm. Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud nagu Jumala mitmesuguse arvu hea majapidaja. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnum. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab. Nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Jumala ülistamus. Ja läkitussõnana ütleb Issand, mine siis rahuga ja teeni Issandat rõõmuga. Ole hea, pöördu nüüd näoga koguduse poole. Armas kogudus, Karl Paju on püüdsetud diakonaks. Palve ja käte peale panemise läbi. Apostlite pärimuse kohaselt. Võtke ta vastu, kui Kristuse sulane. Kandke teda palve käte ja olge talle alati toeks tema tööks. Aamen. Tänu olgu Jumalale. Aga armsad, et täna on ka Karli ametisse seadmise päev, siis ole hea, pöördu veel ka näoga püha altari poole ja võta siingi veel Issanda õnnistust vastu. Armas kogudus. Kristus on kogudus ülesehitamiseks seadnud mitmed ametid. Diakon on koguduse õpetajale toeks koguduse juhtimisel ja koguduse vaimuliku tegevuse korraldamisel. Tema kohus on koostöös koguduse õpetaja, nõukogu ja juhatuse liikmetega, töötegijatega jälgida, et kõik toimuks Jumala tahte ja hea korra kohaselt.
täna seame ühtlasi vastkoordineeritud diakoni Karl Paju teie koguduse ja diasporaa piirkonna diakoni ametisse. Ka selleks on ta korrakohaselt valitud ja kinnitatud ja kuulgem samuti selle kohast peapiiskopi otsust ja palun jällegi juhatuse esimehel ette lugeda see ja võime hetkeks ka kogudust istetada. See on jälle otsus Eesti Evangeelise Luteri Kiriku peapiiskopi poolt tehtud 12. detsembril 2024, number 64. Karl Paju diaspora piirkonna diakoni ametisse seadmine. ELK kiriku seadusliku number 21 ja ELK piiskopiga kogu 28. novembril 2024 otsus number 3 alusel on number 1 seada diikon Karl Paju adventiaja 4. pühapäeva jumalateenistusel 22. detsembril 2024 Toronto Peetri kiriku diakoni ametisse teenima diaspora Toronto ja selle ümbruskonna piiskop Ove Sanderi alluvuses. Number 2. Määran diikon Karl Paju diikoni ametisse seadjaks piiskop Ove Sanderi. Ja 3. Volitan piiskop Ove Sanderit vajadusel ja võimalusel kaasama assistentideks diaspora piirkonnast teisi vaimulikku. Alla kirjutanud Urmas Viilma. Suur tänu, kõrged vennad. Ja taas on siin küsimus. Tunnista avalikult Jumala ja tema koguduse eest. Kas sa tahad pidada diakoni õigesti ja ustavalt Jumala sõna ja meie kiriku korra kohaselt? Ja kas sa tahad elada nii, et oled eeskujuks kogudusele? Ja meie kiriku korra kohaselt seame nüüd sind Karl Paju Toronto Peetri koguduse ja diasporaa diakoni ametisse. Ole hea, asetas kõrvili ja me tuleme vendadega ja paneme oma käe sulle peale. Õnnistagu sind, Karl Paju, kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim ja aidaku sul teenida Kristuse kirikut, Toronto Peetri koguduse ja diasporaa piirkonna diakonina. Aamen. Jeesus ütleb, mitte teie ei ole mind kutsunud ja valinud, vaid mina olen teid valinud ja seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks igaveseks. Aamen. Hea vend Karl, mulle anti apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele 5. peatükist 17. kuni 20. salm sulle. Apostel... Tõuseme kogudus, palun. Palun. Apostli sõnadega. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodud. Vana on möödunud. Vaata, uus on tekkinud. Aga kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile andnud lepitusameti. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega, ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Aamen. Kaarel.
piibliteksti Kolastlale 3. peatükist 23. kuni 24. salmini ja loeme. Mida te teete? Tehke seda südamest, otse kui Issandale ja mitte inimestele, teades, et te saate Issanda pärandiks tasu, te teenite Issanda Kristust. Aamen. Sõnavus, kallis vend. Jeesus ütleb, hoia mu lambaid kui karjane. Mine siis rahuga ja teeni Issandat rõõmuga ja taas pööra mitte ainult oma näo, vaid oma südame hingega koguduse poole. Armas kogudus, Karl Paju on täna pühitsetud pühasse vaimuliku seisusesse, diakoni ametisse. Ja nüüd on ka Karl Paju seatud Toronto Peetri koguduse ja diasporaa piirkonna diakoni ametisse. Võtke ta vastu kui Kristuse sulane, kandke teda palve kätel ja olge talle alati toeks tema töös ja teenimises. Aamen. Tänu olgu Jumalale, Issand on toonud päikese meile välja selleks hetkeks. Ma arvan, et me võime ühe sooja ja südamliku aplausiga vastet diakonit teenida. Armsad, me saame istuda ja meie Jumalateenistus jätkub laululehtedega. Väga õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Sellepärast tunnistagem
issandale oma patud üles, südamest nõnda üteldes. Valastaja Jumal ja Isa, me tunnistame sinule üles oma mitmesugused patud ja üleastumised, millega me sinu viha ja nuhtuse oleme ära teeninud. Vaata taevast avastusega meie peale ja anna meile kõik meie patud andeks oma armsa poja, meie õnnis tegija, Jeesuse Kristuse kalli jumalustuse pärast. Kõige väelne, igavene Jumal on Jeesuse Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks, anna meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainult sündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et igavene elu temal peab olema. Vana testamendi lugemine Sefania 3. peatükist salmid 14-17. Hõiska Sioni tütar,
hüüa Iisrael. Rõõmusta ja röökata kogu südamest Jeruusalemma tütar. Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta, ta on pööranud ära su vaenlase. Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel. Enam pole sul vaja näha õnnetust. Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale, ära karda, Sion, ärgu lõtvugu su käed. Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga. Ta uuendab oma armastust sinuga. Ta tunneb hõissatest sinust rõõmu. Aitäh! Jeesuste Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maria, kes oli Joosipiga killatud, leidis enda koju viimist, et ta ootab puhas vaimus last. Tema mees Joosep, aga kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult abistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Isanda ingel, kes ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Mariat ennast juurde. Võta see laps, keda ta kannab, puhas vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu, enne neitsi jääb. Lapsed tule ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Emmanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Kui Joosep unus ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde. Tunnistagem oma püha risti usku apostliku usutunnistuse sõnadega kaasa lugedes. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu.
armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen Pauluse kirjast Filiplastele 4. peatükist, salmid 4-6. Olge ikka rõõmsad Issandas, taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, Issand on ligidal. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Amen. Tänased kirjakohad on nii vahvalt ja sidusalt omavahel seotud. Esmalt võiks rääkida Matteuse evangeeliumist. Antud narratiiv on kaheastmeline, kohe pealispinnalt, kui vaadata seda. Ühelt poolt on teatav seebiooper toimumas. Joosep on natuke kimbatuses, mis ta selle naisterahvaga nüüd teeb, kes on justkui mingi imeväe läbi lapseootele jäänud, tema ju ometi seda ei teinud. Aga selle peamine mõte või selle konkreetse kirjakoha mõte, ütleme siis teoloogilises kontekstis, on olla see viimane punkt ennem seda suurt tähtpäeva, ennem jõule, ennem seda, kui Messias päriselt sünnib. Teatav kuulutus toimub selles tekstis, on ingel, kes tuleb ja kõneleb temaga, ütleb, et lase sellel naisel olla, see laps on tähtis, tal on töö täita. Ja Sefania, ehk siis Vana-testamendi piibli koht, see lihtsalt antud kontekstis kinnitab Uue testamendi üle, see on tüüpiline Vana-testamendi puhul. Sefania tõenäoliselt sai kirja circa 7. sajand ennem Kristust, nii et õige palju ennem oli see kuulutus tehtud, siis kui see sai teoks, hakkas ta tagantjärgi kuulutust valideerima. Ja mis puudutab Pauluse kirja, siis kiri filiplastele sai kirjutatud Rooma vangistuses, Roomas olles, kui ta oli vangipõlves. Ja see on vaata, et isegi üks meeldivamaid või selliseid uplifting selline kiri, sest suuresti ta lihtsalt tunnustab filiplaste kogudust ja soovib neile jõudu ja jaksu samas vaimus jätkata, mistõttu kirjakohad ongi peamiselt pühendatud rõõmustamisele ja sellele teadmisele, et Issand on meiega. Nothing out of the ordinary. In fact, I have to apologize to you all. I will be now switching over to English because I find that the following is you all need to understand this. I thought a couple of days ago when working on my sermon that, yes, I can tell you about the Jesus in the Bible, but now, today might be the perfect day, the best day to actually give my own personal testimony of how Jesus has played a role in my life, forgive me. A couple of years ago, not that long, 2-3 years ago, I had a very interesting conversation with my mother. There was a context to it, but our conversation led us down an interesting path, and at one point she tells me, "You're aware that you were not planned, correct?" Yeah, I was an accident. I know, I've known that forever. A lot of people are. It's not really that uncommon, in fact, I think. And she said, "Yeah, but we didn't want you. We were not going to have you. In fact, we had already gone to the clinic, and for whatever reason, last minute in that hallway, I changed my mind." Yeah, that's something to throw on a person, isn't it? So, in that moment when she told me that, I thought, oh, that makes so much sense. That puts things in such a perspective. And I started thinking a lot of these very dark thoughts that maybe that is the reason that throughout my life I've
I don't know how it is with you. Some of you might be on the same page with me here, but when you feel, every now and again, maybe not always, but it is there, you feel that you do not belong. You are not for this world. You were not meant to be here. But then I remembered or reminded myself, oh, wait a minute. At that point, I had already found God. So I knew that those difficult times in my life, those really difficult times, I mean those insurmountable, I'm giving up, I'm laying down and that's done, those times, that He was always there. And then I thought, well, if He was there then, why wouldn't He have been there from the very beginning? I mean, in a state where I could not in any way, shape, or form fend for myself, and there was, at that time, there was nobody else who would take care of me, and He was there. And I said, dum-dum, of course, read the Bible. He's always there. It's not a surprise, right? But for me, for whatever reason, it was a very powerful realization. The realization that He is not only there when I need Him or when I think about Him, but He's there always. He has always been there, and He has always protected me. But you know, in those dark times, in those difficult times, my 20s were fairly difficult for me. There were multiple times that I thought, this is it, this is the end. But even in those really, really, really dark thoughts, I still had this little, not a glimmer of hope. At the time, I thought it was just a fantasy. My overburdened brain is trying to give me something to, take the focus away from the pain and the suffering. And now, looking back, I think it was a personal prophecy. God was letting me know of something. And like I said, I have felt throughout my life that I'm on borrowed time, like I'm a burden, But I thought in those moments, in those deep, dark, despairing moments, I thought, you know what, maybe there actually is a place for me. Like maybe I actually do have purpose somewhere. Maybe I'll find a place where I actually belong and I'll be happy or something like that. And it was a thought, and I put it in the back drawer. And then He brought me here. I always knew those thoughts, again, those thoughts of maybe there's a place for me. I knew that if I found that place, the people there, they would take care of me. They would be happy for the things that I do in my life, and I would know them by their faces, because they would light up when they see me. And I see a lot of lit up faces here today. Up until now, dear congregants, I was an equal amongst you. Now, after being ordained, I am a mere servant to you, and I would not have it any other way, because I finally found a place that I feel that I truly belong. It has all been leading up to this. I thought it has all the pain and the suffering and all this meaningfulness I thought that was in my life, it was all for something. I am not worthy. I was not, I am not, and I will never be worthy of all the gifts that the Lord has bestowed upon me. But I am immensely grateful
that He has made me the man that I am today, so I can stand in front of you all and serve the Lord with dignity and pride. Even when I had lost all hope, He had not. And this is why I tell you, brothers and sisters in Christ, it is not important at the end of the day, when all is said and done, it is not important that we believe in Him, but that He believes in us. Now, the truth of the matter is, all of this is just the beginning. There is so much to be done here. But if you will be behind me, dear brothers and sisters in Christ, dear congregants, dear friends, loved ones, if you will stand behind me, then I can be strong and we can do something magnificent. We can go the distance wherever the Lord takes this congregation. We can do great things. I know that because He has brought me here. Now, I do not know if on that fateful morning in the abortion clinic, if God sent an angel to my mother. But even if He didn't, I know that whatever the case was, if He didn't want me here, I would not be here. If He did not want me to exist, I would not exist. But it is so. I am here. And I am so thankful and grateful for each and every one of you. I just want to say thank you, all of you. Thank you for finally giving me purpose. Thank you for finally giving my life meaning. I really mean that. And I thank the Almighty that He finally led me to the place that I truly belong. Amen. Lugupeetud kogudus, palun tõuseme, et kuulda meie vabariigi riigihümni viimast salmi, mis algab sõnadega Su üle, Jumal, valvaku. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Me võime istuda. Kõik head ohvrid tulevad sinult, armas Issand. Õnnista meie annetused, et sinu kirik kasvaks ja leviks armastuses. Ja meie täname ja palume. Kiitus ja au ja tänu olgu sulle, kõigeväeline Jumal, armuline Isa, et sa meie peal oled halastanud ja suurest armastusest oma ainusündinud poja läkitanud,
sinu auju ilmutamata ja rahvale õndsust tooma. Me mälestame jälle tema armulist tulemist ja rõõmustame usukindlas lootuses suurest Jumala kartuse saladusest. Jumal on avalikuks saanud lihaks, õigeks mõistetud vaimus, nähtud inglitest, kuulutatud paganaile, üles võetud ausse, Issand Jeesus Kristus, sa aukuningas, elava Jumala poeg, kiidetud olgu sinu jumalik halastus, et sa ennast alandasid, võtsid enesele sulase näo ja tulid meie juurde, õige ja abimees, et meie sinu juures hingamist leiaksime oma hingele. Issand, me kiidame sind. Sa meie õnnis tegija ning lunastaja. Meil on sinust hea meel ja me palume usus. Ilmuta meile ikka selgemini oma au. Tule meie juure ja ela meie seas, linnas ja maal, kirikutes ja koolides, kodudes ja südametes. Lase oma evangeeliumi valgust meile selgesti paista ja sinu nime kiitus meie seas ikka kaugemale kostaks. Kutsu enese juure kõik, kes sind veel ei tunne, et ei oleks maa peal rahvast ega maja, kes sinu tulemisest ei rõõmustaks. Issand, kuule meid. Sa kuningate kuningas ja isandate Issand, saagu su vägi ja su arm suureks valitsuste üle kõigis maades, iseäranis ka meie maa ja valitsuse ja nende üle, kes seisavad rahva teenistuses, ja täida neid tarkuse ja õiguse vaimuga. Tule meie kiriku ja tema valitsuse, piiskoppide, õpetajate ja nende abiliste, koguduste, juhatuste ja nõukogude juurde, neid oma sõna läbi juhatades ja usus kinnitades. Tule kõigi inimeste juurde ja too neile õige meeleparanduse ja uue eluvaimu. Tule nende juurde, kes südames vaevatud, koormatud ja kurvastatud on, ning nende juurde, kes kiusatuses või muus hingeahastuses on. Lohuta ja kinnita kannatajaid, anna haigetele kosumist ja valgusta surijate viimse võitluse teed. Issand, aita meid! Sel päeval aga, kui sa meie Issand ja õnnis tegija suures väes ja aus taas tuleb ja kõik rahvad oma kohtujärje ette kogub, ära heida meid mitte oma palge eest, vaid anna, et me oma rõõmustades ja hõistades sulle vastu hüüame. Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Hosiana kõrges. Sind, Issand, kiidame ja austame igavesti.
issand, olgu teiega. ja sinu vaimuga. Tõstkem südamed Jumala poole. Tänagem issandat, oma Jumalat. Tõesti, see on õige, kohus ja hea, et igavene Jumal igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse oma issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu eedad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust ootad. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu aunimele kiituse laulu. Õnnista seda pühasöömaga kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jüngritele ja ütles: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Ja sel sama kombel võttis temaga karika pärast õhtu söömaaega, tänas, andis selle neile, ütles: võtke ja jooge, sellest te kõik. See on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Iga kord, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Õed ja vennad, me palume üheskoos Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes oled taevas, üldiselt olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiva anna meile täna päev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Nii sagedasti, kui me seda leiva sööme ja sellest karikast joome, me kuulutame issanda surma, samuti tunnistame tema ülestõusmist
ja elu. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Issand ütleb, tulge, sest kõik on juba valmis. Kallid õed ja vennad, astuge siia altari ette, kes te igatsete osa saada Issanda pühimast ihust ja kallimast verest. kallim veri meie eest antud ja valatud. Need õnnistagu meid ihu ja hinge poolest ja hoidku meid igaveseks eluks. Olgu Jumala Isa armastus, Kristuse arm ja püha vaimu osadus teiega. Minge Issanda armus ja rahus.
armsad, meie eest risti löödud ja üles äratatud issand Jeesus Kristus on olnud meie keskel ja andnud meile enesest osa selles pühitsetud leivas ja õnnistatud karikas. Olgu Jumala Isa armastus, Kristuse arm ja püha vaimu osadus alati teiega. Minge rõõmusse. Armsad, me oleme täna saanud osa pühast evangeeliumist, Jumala armust, sellest sõnast, mis on julgustanud meid edasi minema ja sellest võimsast tunnistusest, mida Karl on meile täna andnud sellest, kuidas Jumal igas olukorras on meiega ja kuidas ta on andnud meie elule ühe eesmärgi, mis ühel päeval täitub. Ja issand on täna meid kinnitanud ka oma pühalt laualt, oma püha ihu ja kallipere sakramendiga, et me võime siit puhaste südametega minna ja rõõmsate inimestena issandat teenida. Olgu Jumala Isa armastus, Kristuse arm ja püha vaimu osadus teie kõikidega. Minge issanda rahus. Aamen. Tänage issandat, sest tema on hea. Halleluuja.
Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Tänasel 4. advendi jumalateenistusel täname südamest piiskop Ove Sanderit ja õpetajad Ando Kass ja Vana-Andrese kogudusest Kalle Kadakas ning soovime õnne noore diakonale Karl Pajule ordinatsiooni puhul. Küll see oli pidulik ja pühalik täna. Ja nagu ma eelmisel korral nimetasin, Karl on meile Peetri kirikule suur Jumala kingitus. Ja esimeseks ma palun tervituseks piiskop Ove Sander. Kallis Karl, austatud ja armastatud diakon, kallis kogudus, tõesti, nagu ma alustasin ka jumalateenistust selle mõttega, võib ka selle mõttega lõpetada, et täna on üks mitmekordselt rõõmus ja õnnistatud päev meile olnud. Issand on tõesti, ma usun, meid igat ühte õnnistanud ja ta on kutsunud ühe mehe seast erilisel viisil enese järele ja oma tööle ja valanud välja oma rohke õnnistuse palve ja käte pealepanemise läbi, nagu seda 2000 aastat kirikus on tehtud, et tõepoolest seda imelist sõnumit, mida me täna kuulsime, mis ta meile kaasa andis, võiks ta ka edasi öelda, et inimesel võib olla väga raske, aga Jumal usub meisse ja viib oma hea töö meis edasi ja lõpuni. Ja tõesti ta on see Immanuel, Jumal meiega kõikides meie olukordades. Nii et palju õnnistust sulle, palju õnnistust kogudusele, ka isiklikud õnnistussoovid ja tervitused meie armsad peapiiskopilt Urmaselt ja loomulikult meie Eesti evangeelset luterlikud kirikud. Ja mul on rõõm ja au kanda sulle edasi sinu ordinatsiooni tunnistus. Ja siin on sõnad, et see ordinatsiooni tunnistus on antud sulle, Karl Paju. Sa oled ordineeritud Eesti evangeelse luterliku kiriku diakoniks Toronto Peetri kirikus ja siia on lisatud ka Jumala sõna, mida nimetasin ka altarist ametisse seadmisel. Jeesus ütleb, teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud, ütleb Jeesus, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et see vili jääb. Ja siin on lisatud ka veel ordinatsiooni vanne ja mul on ka rõõm edasi anda veel teinegi paber ja see on kinnituskiri, kus on kirjutatud Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium tunnistab, et diakon Karl Paju on kinnitatud ja seatud Toronto Peetri koguduse ja diasporaa diakoniks. Ja all on kirjutatud peapiiskop Urmas Viilma. Nii et veel kord
palju õnnistust, palju rõõmu, palju vilja issandast, mis jääb alatiseks ja õnnitlen ja tervitan ka sind, kallis kogudus, selle erilise päeva puhul ja soovin kõigile ka õnnistatud ja rõõmsaid jõulupühi. Ja järgmiseks võtab sõna meie koguduse esimees Väino Heinola. Aitäh, Anneliis. Täna on tulnud tõesti üks rõõmus päev. Selle südame tead, kui siia. Aitäh sulle, Karl, et sa meile tulid ja see on väga tore, et sa siin oled. Aga ennem kui ma sind tänama hakkan, ma pean tänama õpetaja Ove Piiskopi või priiskop Ove Piiskopi. Nii et Ove, kui sa tuleks palun siia, ma tahaks suga jagada mõned asjad, mis paljud ei tea, on meie koguduse nimetatud Karli mentor, kes on tema aitanud ja tema julgustanud ja tema järel valvanud, on ka ühtlasi kogus aeg valvanud oma kodus Kanada parimaid mesilasi. Nii et Ando käest saab alati osta, kuidas öeldakse siin maal the local honey, nii et see on ka väga tähtis ja me mõtlesime, et kuidas muud moodi siduda sind Kanadaga, kui ainult, et sulle ka anda üks purk Andu mett. Aga samal ajal on ka meil mesilased teevad vaha ja vahas saavad väga head küünlad ja nii, et selle tõttu on ka sul üks väike küünal siin, et selle asja valgustadu sinu koduteed. Nii et aitäh. Suur tänu, et sul olete alati mind, ka minu abikaasat ja pere, kui me oleme siin vahel olnud nii hästi vastu võtnud, et siit on raske ära minna, nii et küllap me varsti oleme tagasi, nii et suur tänu. Aga oota, ära mine veel. Meil on ka lihtsalt koguduse poolt sulle väike tunnustus, mis aitab sind koju tagasi viia. No ma ei tea, kas ma peaksin selle vastu olnud, ma siin on nii alla, aga mis sa pakud siis? Palju õnnistust, suur tänu. Aga nüüd järgmisena on mul hea meel Karli siia ette kutsuda ja kuidas teil meeldib ta uus halba? Meil tuli alles üleeila tuli meil teate Ove poolt, et Karlil peab olema valge alba, valge on loomulikult, selle alba nimi on valge. Nii et siis oli meil kiiresti vaja suurust ja tuua ja otsida, mis tal sobib. Ja tuli päris hästi välja. Igatahes, ja selle on koguduse poolt sulle ka kingitusena tänase päeva puhul. Aga see alba ei, nagu Ove ennem rääkis, teine asi on, et sul on kohustused, kui sa käid ehatares ja haigetel külas ja nii edasi. Sul on diaspora kogudused kui üks tiikun. Ja kuigi sul ei ole veel õigus risti kanda selle alba peal, on siiski sul vajadus, et risti kanda, kui sa käid külas inimestele. Nii et me oleme sul muretsenud ilusa õberisti. Nii et palju õnne sulle. Aitäh. Kas Aida on siin? Lihtsalt teateks ka, et Karl pelas väga tugeva ilusa kõne ja meie koguduse kild naised on Karli väga omaks võtnud. Nii et Aida. Ma toon tervisi meie naisringi poolt ja soovin teile palju õnne ja väike kingitus üle anda teile.
Ei, tule, palun, Anneliis, palun. Ma mõtlesin, et laulame viimase laulu, aga sul on veel teada. More announcements, sorry folks. Sorry. First of all, I want to thank our organist, Chung Lee, who usually just plays for us at our English services. I think you rose to the occasion for our Estonian service today. Yeah, thank you, Chung. Ja täname meie leerinoori Leena Keits-Kass ja Silje Lepikut advendiküünalde süütamise ja pühakirja tekstide lugemise eest. Ning üleval Margus Jukkumit, tal on abiks Tauno ja Maimu Mölder ja Tiiu Roiser tehnilise abi eest. Ja veel järgneb koos viibimine alumises saalis, mida on korraldanud Aida Shelton abilistega, $15 toidukulude katteks ja kõik on teretulnud. And I want to thank all the congregants that have joined us from Hamilton and from Vanandese kogudus and from, I understand that some of Carl's colleagues are here from Wycliffe College at University of Toronto. Thank you for joining us today, and you are also always welcome to join us, especially at our English services. Teisipäeval 24. detsembril toimub meil 2 jõulujumala teenistust. The first one on Christmas Eve will be in English at 12 o'clock. Ja teine on eestikeelne kell 2 peale lõunat. Mõlematel teenivad õpetaja Andu Kass ja diakon Karl Paju ja orelil Erik Kreem ja solist Heidi Breyer. Jagatakse jaanuarikuu tõeterad, mida toimetab Tiiu Roiser. Täna te saite detsembrikuu tõeterad. Need, kes ei saanud, neid on ukse peal veel. Ja järgmisel pühapäeval, 29. detsembril toimub jõulujumala teenistus Ehatares kell 3 peale lõunat. Teenib diakon Karl Paju ja uuel aastal, pühapäeval 5. jaanuaril toimub eestikeelne 3 kuningapäeva jumalateenistus, kus teenib diakon Karl Paju ja orelil mängib Erik Kreem ja leeritund toimub enne teenistus kell 10 kuni kell 11 enne lõunat ja peale teenistust järgneb kohv gildi ruumis. Kolmapäeval 8. jaanuaril kell 12 toimub gildi kokkutulek ja uued liikmed on alati teretulnud. Ja pühapäeval 19. jaanuaril toimub ingliskeelne jumalateenistus ja järgneb kohv gildi ruumis. Our first English service in the new year will be on January 19th and our deacon Karl Paju will be presiding and on the organ will be Chung Lee and you are all welcome to join us. Teenistused on järelvaadatavad meie veebilehel, Facebooki lehel ja YouTube kanalil. Please follow our website, our Facebook page and YouTube channel for updates and video recordings of our services. And we are also looking for volunteers to help out with our church services committee. If interested, please let me know. I have started a sheet where we already have people that have signed up, but I'll have it available downstairs or over at the side as well. If you didn't get a chance to sign the communion book, we will have it available as you leave the church, and I understand it's over at the side. Yeah, I understand we ran out of song sheets today, so we have made some more song sheets. Need, kes soovivad, meil on laululehte veel järgi, kes soovivad omale mälestuseks hoida. Rõõmsaid jõulupühi kõigile
ja loodame näha all kohvilauas ja teisipäeval jõulujumalateenistustel. Ja me teeme veel mõned ametlikud pildid peale seda viimast lõpulaulu, et laulame koos selle lõpulaulu ja siis veel mõned pildid.